Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Ning vaatame üle, mis siin neitsile siis lähitulevikus on tulemas. Mis on neitsile lähitulevikus siin tulemas ja üks lõpukaart, aga tuli siit vist 2. Ja hea küll, kõik kaardid muidugi nägu üles pidi, väga palju spirituaalenergiat, võib-olla esimesse ritta anname välja kohe kõik suure arkaani kaardid ja on siin esimese kaardina välja anda näiteks kuukaart. Kuukaart võib tähendada mingeid valikuid või otsuseid, kindlasti intuitsiooni, et tuleb usaldada rohkem enda sisetunnet, tasub olla ka ettevaatlik, sest võib tähendada, et keegi võib üritada teid nagu ninapidi vedada, et ärge laske siis ennast ära petta. Muiduks teise kaardina on siin ka väljas siis ermiti või eraku kaart. See on siuke spirituaalse ärkamise kaart, mis võib tähendada, et võib tulla siukseid katsumusi või proovikivisid siis teele. Aga see kaart on enda ületamine ja see kaart on ka enda sisemaailmaga tegelemise kaart. Ja kaart võib-olla üritab öelda, et ärge liigselt palju andke iseenda energiat välja teistele inimestele. Et võib-olla peaksite rohkem aega pühendama iseendale. Ja see võib olla siuke hästi suur avastuste tegemise kaart ka, et te võite avastada endas mingeid uusi pooli. Ja muidugi kolmanda kaardina on esimeses reas neitsil väljas siis tähekaart. Ja tähekaart on meeletult suur potentsiaali kaart ja meeletult suur arengute kaart. Ehk siis ma ei tea, neitsid, te kindlasti peaksite selles suhtes edasi tegutsema, sest kaart ütleb põhimõtteliselt seda, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, kus te tahate näha arenguid, siis nendes olukordades need arengud peaks ikka tulema. Ehk siis mida külvad, seda lõikad põhimõtteliselt kaart. Ja kindlasti on see ka siuke suur universumi pooldamise ja kaitsekaart. Et ma ütlen, siin on meeletult suur potentsiaal ja võib-olla siis ka materiaalselt või mingi tööteema võib siin olla, sellepärast et teist rida tahan alustada kohe müntide 8-ga. Muidugi müntide 8 on hästi aeglaselt liikuv kaart, et see kaart räägib kannatlikkusest ehk kes tasa sõuab, see kaugele jõuab, eks ju neitsid. Et siin tasub edasi tegutseda ja samamoodi see müntide 8 ütleb, et kui panete aega ja energiat olukorda, siis saate positiivsed tulemused ja võivad olla need siis mingid materiaalsed, mingid tulemused, külluslikud, viljakad, mis iganes. Tähekaardiga see on siuke kuulsuse kaart ka, et keegi võib siin tuntust koguda siis. Muidugi nüüd 8-test rääkides on siin aga ka tegelikult väljas siis karikate 8 ehk number 8 või 88 võib siin kellegi jaoks midagi tähendada. Võib-olla te olete 88. aastal sündinud, aga karikate 8 räägib nagu mingist negatiivsusest või mingist toksilisest sidemest, suhtest, halvast harjumusest, sõltuvusest, negatiivsest mõtteviisist või mingite illusioonide või hirmude vangis olemisest. Ja see kaart ütleb tegelikult, et te ise teate, mis asi teil see negatiivne asi siin minevikus kuskil on ja see kaart ütleb, et te peaksite lahti laskma, õppima mineviku vigadest ja liikuma edasi. Et soovitan seda teha, samas aga ei ole vaja siin liigselt kiirustada, sellepärast et on siin väljas ka rippuva mehe või poodu kaart. Ja see kaart siis alati ütleb, et tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid ja tuleb tegutseda rahulikult. Et siin võib palju segadust toimuda ümber või palju olukordi samal ajal aga see kaart soovitab siis siukest nagu ümbritsevat müra vältida ja tegutseda rahulikult ja läbimõeldult. Samas tuleb siin aga ka ikkagi olla julge, sellepärast et esimese lisakaardina on siin väljas teie jaoks sauade baas ja see on siuke julguse ja entusiasmi kaart ja kaart võib siin öelda, et kui isegi minevikus midagi ei õnnestunud, siis võib-olla tasub siin uuesti proovida, et seekord võib paremini midagi õnnestuda. Muidugi võib see olla kellegi jaoks ka siuke nooremapoolne kirgliku kükestava austaja kaart, sest sauadel on tugevam siuke seksuaalenergia, aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju, aga ka teie enda puhul te peaksite seda aktiivsust, loovust ja kirglikust rohkem siis elus kasutama võib-olla. Et võib siin olla ka sõnum selline, küll nüüd aga viimase kaardina on neitsidel siin väljas karikate emand ja tegemist on siis kõige spirituaalsema emanda kaardiga taropakis, näitab see kindlasti siukest intuitsioonivõimet, empaatiavõimet ja see on siuke tingimusteta armastuse kaart, aga ta räägib hästi emotsionaalsest ja spirituaalsest inimesest, et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis see on teie energia
energia, aga see võib väga vabalt olla kellegi jaoks ka partneri mingi austaja või lähedase isiku kaart ja tegemist ei pea olema ka naisterahvaga, et sellist nagu naisenergiat võib siis olla ka meesterahval, et mõlemale sugupoolele tegelikult võib see tähendada ka sihukest austajat või partnerit, et võimalusi kindlasti peaks olema ja tähekaart juba ütles siin ära, et on meeletult suur potentsiaal. müntide 8 võib-olla ütles, et peab natukene aeglasemalt tegutsema või siis mitte aeglasemalt, vaid järjepidevamalt tegutsema. Muidugi kuukaardiga jah, natukene tasub olla siin ettevaatlik, et ennast ei lase kuskil ära petta. Samas on siin hästi palju sihukest spirituaalenergiat, et tasub usaldada siis enda sisetunnet ja intuitsiooni. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.